Karl-Robin, palju õnne, mõlemad sõiduvõidud, ka Tihemetsa etapivõit. Kuidas sa ise oma sõitudega rahule jääd? Eks saab ikka jääda, et suutsin mõlemas sõidus. Esimest sain stardivõiduga kohe enda sõitu teha. Teises sõidus peale mõnusat tralli sai ikkagi veidi töötada ja sain jällegi esimesel ringil esimeseks ja tegin enda sõitu lõpuni, nii et rahulik ja lõbus. Nagu sa jõudsid mainida, siis see trall tähendas seda, et teie saite lausa 3 korda siis oma teist starti teha. 3. korral oli siis lipuga see nii väga hästi ei õnnestunud. Kuidas see võib-olla sulle mentaalselt mõjub, kui sa peadki, start on ära, kollased lipud, punasega võetakse maha ja pead uuesti starti minema? No eks ta mõjub ikka, kuivõrd mentaalselt, aga näiteks hästi suur asi, mis ma nägin, oli see, et mul oli prooviringil head sooned välja vaadatud, millega ma suutsin esimeses stardis kohe sõita siuke korraliku isegi 5 sekundi edu sisse ja kohe nägin juba, et teises stardis oli kõik sõitsid seda sama soont juba ja see oli juba täiesti katki sõidetud, et eks ta mõjutab ikkagi tugevasti ja pigem negatiivselt, aga eks kõigil on olukord sama ja tuleb toime tulla. Kui palju sa üldse sõitudes pidid oma trajektoore vahetama või just sooni vahetama? Esimeses sõidus tohutult palju, et rada muutus iga ringiga, aga nüüd teises sõidus ma suutsin leida siukesed endale äärmised soone, mida keegi teine väga ei sõitnud ja neid kestsid mul terve sõidu ära, nii et suutsin sõita sama soont. No eile soolomehed väga kiitsid rada, raja ettevalmistust. Kuidas sulle tänasel päeval Tihemetsa rada meeldis? Ei, kindlasti meeldis, et mulle siukesed rasked rajad meeldivad ja ma arvan, et seda oli ka tulemust näha. Ainus asi, mis on see on, et meil tulevad nii kiiresti need sooloaugud välja, mis ei sobi absoluutselt kvaadidele ja külkadele, aga eks see hooldusaeg on ka üsna väike, et ei oska väga paremat tahta, nii et muidu väga tipp-topp. Igal juhul aitäh ja palju õnne veel kord! Aitäh!